tervitus! Jälle on aeg käes, kus teen väikse testivideo, ülevaatevideo täiesti enda hobist ja tahtest. Olen vähemalt pool aastat pildistanud Fuji kaameratega X-T2, X-T20 ja nüüd tänu Photoluxile sain sellise harukordse võimaluse pildistada Fuji uue keskformaadiga, GFX-iga. Võttes selle kaamera kätte, siis see on täiesti teine maailm, täielik profitööriist. See, kuidas ta kätte sobitub, ainuüksi see on juba asi, mille eest tahaks lisakopikat maksta. Muidugi see ei ole peamine, aga mis mulle meeldib nii vähe, kui ma seda veel uurinud olen, et ta on põhimõtteliselt sarnane X-T2-le just sisu poolest. Et kõik menüüd, nupud on standardsed ja ma ei pea eriti ennast kuidagi kurssi viima selle kaamera töövõimega, et mis nupud on või mis funktsioonid Fujil üldse pakkuda on. Selle koha pealt ma usun, et GFX-iga pildistada on minul kindlasti lihtsam kui mõnel näiteks, kes pildistab Canoniga või Nikoniga. Et ma usun, et see tuleb päris äge nädal aega ja üritan siis selle video käigus näidata erinevaid shoot'e, mis ma tegin. Kindlasti panna pilte üles, et saate isegi siis vaadata, milline on GFX-i võime just näiteks info ja dünaamilise ulatuse suhtes. Nii palju, kui ma lugenud olen, see peaks olema täiesti ulmeline. Mis optikat ma kaasa sain? Muidugi väga super, terve set põhimõtteliselt, 32-64, 4.0 siis. Järgmiseks loetakse 63-28, selline peaks olema nagu, kuidas öeldakse, kit objektiiv või selline odavam ots. Siis lisaks arhitektuuri ja looduse sõpradele kindlasti 23 Fix 4.0. Usun, et see on väga terav ja väga kihvt võib olla sellega pildistada. Ja viimaseks siis portreeloom 110, 2.0. See raskus räägib juba enda eest, ma ei tea, see on 70-200 ja panna sinna otsa veel. Üks põhjus, miks ma läksin Fuji kaamera peale, ta on kergem võrreldes Canoniga, sest mul on küünarvares on nii-öelda tennise küünarnukk, mis on palju valu teinud ja pikkadel päevadel, pulmadel, 14 tundi jalgadel olles raske kaameraga lihtsalt tekib selline fotograafi haigus. Muidugi hoides seda kaamerat käes, siis ma ei tea, 5D/2, et ta on raske kaamera, siia ilmselgelt ei tahaks panna mingisugust rihma. Ma usun, et see kaamera on väga hea stuudiokaamera. Kui keegi teeb väga palju stuudiotööd, siis see on perfektne tema jaoks. Kindlasti looduses on ta väga võimekas. Ma ei tea, kuidas ta üritusi teha on, et kuidas selle kiirusega lood on. Fuji X-T2 ei ole mul kunagi nagu alt vedanud, aga vaatame. Saame seda valgusjõulisust ja valgusest teravustamist sellega ka proovida. Ja just, et kas sellega on võimalik ka mingit kiiremat sporti või mingisugust tegevust jäädustada. Selle nädala jooksul, kui ma GFX-i kasutasin, üritasin pildistada võimalikult erinevaid stiile ja erinevaid valdkondi ja erinevaid tingimusi, et pildistasin loomuliku valgusega, pildistasin välguga, pildistasin hämaras, pildistasin stuudios, et üritasin kõiksugused valdkonnad läbi käia. Alustasin siis pildistamist kelliga filtri teelt, sealt tegin mõned linnapildid ja siis liikusime edasi, kuna me nägime, et oli nagu super loojang tulemas, siis liikusime sealt edasi Viimsisse ja siis seal tegime mõned loojangupildid, mis muidugi oli super loojang ja kõik asjad langesid väga hästi kokku. Paljalo või kingadega? Ma olen kingadega ikka. Nagu ikka, siis välku muud ei ole kui speedlight. Et ma ei ole eriti harjunud sellega muidugi, sellise välguga. Suure umbrellaga siis ja ühe speedlightiga.
väga ilus loojang, aga mida ei ole, on idee. Kuna enamus pildistamisi, ma ei tea, on ikkagi enda hobi mõttes enda jaoks, siis päris keeruline on leida kontseptsiooni, modelli, kontseptsiooni, jumestust, riideid ja kui on selline hetk, siis see hetk on ainult mõni minut. Et selle hetkega nagu ägedat pilti ära teha uue kaameraga, päris keeruline tegelikult. Siis järgmine päev vist läksime Paldiskisse. Ja Paldiskis ma proovisin ka siis teha nii Speedlightiga ja suure 180-se Umbrellaga. Tulemusega jäin väga rahule ja isegi loomuliku valgusega pildid, et see faili ulatus, mis GFX pakub, see on ikkagi meeletu, et sa saad nii palju päästa, et sa võid suhteliselt untsu läinud pildi teha ja selle nagu ära päästa, et see ei ole muidugi vabandus alati. Kasutasime siis 110 ehk siis enam-vähem 85. 110, 2.0, 8, see on siis nii-öelda tavakere ees 85 ja tegime ilma välguta. Üldjuhul tuleks ikkagi teha korralik pilt, aga lihtsalt see võimalus GFX-iga on. Et see dünaamiline ulatus pildil, failil, see detailsus, uskumatu. Ikkagi on tunda kohe mingisugust teist tunnet, et selline kolmemõõtmeline tunne tekib. Kuidagi see on seletamatu, et seda peab ise kogema. Siis vahepeal ma tegin ühe pildistamise Kumu juures ja siis helistas mulle üks sõbranna, kes ütles, et tal on vaja Tallinn Fashion Weeki jaoks ühte pilti. Ehk siis saime ka stuudios pildistamise ära proovida. Lisaks siis ma korraldasin veel pildistamise koos Marek Metslaiuga Järva-Jaanis, kus siis Andra ja Agne Vaher olid meil modellid. See oli muidugi ekstreemne üritus, sest ilm oli mega külm, kõva tuul oli, vahepeal Speedlight statiivi otsas kukkus pikali ja ilm oli üldjuhul vihmane ja 10 kraadi, modellidel oli väga külm. Aga vaatamata sellele tuli tulemus super, et seda võite piltidest vaadata, et seal tegime samamoodi, proovisime välguga pildistada ja pildistasime ka loomuliku valgusega. Super luks, tulemus jälle väga-väga lahe. Lõpetuseks siis sain nii-öelda kirsi tordi otsa stuudiosessiooniga, kus plaanisime näo katta neetidega või tähendab need knopkadega. Ja alguses mõtlesime, et teeme kiire shooti ära, et ei ole probleemi, et kõik läheb väga ladusalt, aga ainuüksi nende knopkade kinnitamine võttis juba 1,5 tundi aega. Pildistamine ise kuskil 15-20 minutit, aga knopkadega knopkade paigaldamine võttis siis meeletu aja. Aga see on ka jälle tulemus super luks ja väga lahe. GFX ei ole mõeldud kindlasti spordi pildistamiseks, ta ei ole mõeldud liikuvate objektide pildistamiseks. Hämaras jääb ta hätta, et oligi näiteks trammis, Järva-Jaanis trammis olles, tegelikult valgust oli päris palju, aga ikkagi tekkis paar kohta, kus kaamera ei suutnud ära teravustada. Muidugi sama probleem oli ka stuudios, kui on ikkagi väga vähe valgust ja piloot annab ka vähe valgust, siis teravustamisega GFX väga hästi hakkama ei saa. Et see on pigem mõeldud kindlate pildistamiste jaoks, loodus kindlasti, vaikelu, arhitektuur, asjad pildistamised, kus suurt liikumist ei toimu. Samamoodi stuudios, et välgu sync speed on tal 125, mis jääb ikkagi kõvasti alla kõikidele teistele kaameratele, mis praegu turul on. Et 125 on ikkagi aeglane, kui sa tahad stuudios natukenegi liikuvam pilti teha.
võrreldes näiteks XT2 või ükskõik mis teist kaamerat, et millel on näiteks ongi sync speed on 250, siis see on ikkagi üle prahi, et see võiks ikkagi tänapäeva kaameratel kõigil olla kõrgem kui 125. Mis minule veel endale harjumatu oli see elektrooniline viewfinder on nii XT20 ja XT2-l, mis mul endal kaamerates kasutusel on, aga kuidagi GFX-i see elektrooniline viewfinder kuidagi nii aeglane ja stuudios just eriti kaamera on raske, peate üles tõstma ja siis fookust võtma ja fookust tihtilugu ta ei võtnud, et kui ma tavaliselt kiire sessiooni puhul teen mingi 300 pilti, siis nüüd ma tegin 100. Muidugi ma ei ole selle nagu 300 pildi poolt, aga samas nagu tundsin, et mingil hetkel ta jäi nagu hätta, et kui ma peaksin nüüd selle emotsiooni või pildi peale saama, siis võiks nagu asi paremini, kiiremini töötada. Kindel on see, et GFX on täielik profiaparaat ja mõeldud kindlasti professionaalidele. Et mina oma töö juures teen palju videosid ja teen liikuvat pilti ja üldjuhul olen vihmas ja kuskil tolmus, et ma ei usu, et ma julgeks kuskil kivide või kuskil jäälivustike vahel selle GFX-iga ringi käia, et kaamera ikkagi maksab circa 7000 eurot, iga optika juurde circa 3000 eurot, et see varustus, millega ma pilti tegin, see kogu väärtus oli peaaegu 16 500 eurot, et see pani käe värisema ja ma ikkagi ütleks, et GFX on suuresti stuudiokaamera. Stuudios inimesed, kes pildistavad editorial asju ja kui see fail nüüd saata ikkagi nii-öelda kujundajale, siis kujundaja lööb käsi kokku ja ütleb, et vau, et see on super. Et stuudio pildistamine, looduses ma kahjuks väga palju ei saanud seda proovida, aga ma usun, et loodus on ka kindlasti üks asi, mis GFX-i puhul tõesti super. Paar pilti ma tegin, ütleme nii, et filtreid erilisi vaja sellega pildistades ei ole. Sa saad nii palju faili päästa, tumedad alad, heledad alad, see fail on lihtsalt meeletu.